tervist, head televaatajad! Nüüd me siin oleme Sparta spordikeskuse juures ja läheme tegema ühte katsetust. Katsetused on meil Elviraga juba selline vana põnev asi. Me oleme erinevaid jooga asju katsetanud, me oleme trennides käinud, me oleme vaimsete teemadega tegelenud. Ja sellel korral läheme me katsetama midagi, mille nime on isegi raske välja öelda. Kuidas see siis nüüd oli, Elvira, täpsemalt? Jiu-jitsu. Ja, ma helistasin ka, jiu-jitsu või jiu-jitsu, umbes midagi sellist. Me helistasime hommikul Kevin Rennole, kes on siin Võitlusspordiakadeemia juht ja looja, ja küsime, ütle palun, kuidas see hääldus täpselt on. Aga vot seda sama me läheme katsetama ja kõige põnevam on asja juures see, et sama Kevin Rennot, kes on taiboksi maailmameister 2012 aastal, vaatame, kas me suudame selle sama raskesti hääldatava spordialaga teda õhku visata või kuidagi pikali lükata. Me loodame, et me saame hakkama ja me ei jää häbisse. Kevin, meie sind ei karda. I have a dream that one day. No kui me väljas olime väga julged ja Elvira ütles siin väga kõva statementi välja, siis siia sisse tulles see julgus minul isiklikult natukene taandub ja selline lugupidamine võtab võimust ja hirmu ei saa öelda, et on, sest väga paljusid inimesi siin saalis, kes täna treenivad või trenni annavad, me tunneme ja elame nende sportlase karjäärile väga kaasa. Ma ei tea, kas sul on ka natukene tõmmanud tagasi selle nagu selle statemendi osas? Jaa, sest mul vahepeal teel siia, kui me kõndisime trennisaali, tuli meelde nimelt Sergio de Cabralli, siis meie treeneri üks lause, et minu trenni tulles jätad ego ukse taha. Nüüd sa said sellega hakkama, sa jätsid ukse taha? Ja, praegu ma jätsin oma ego täitsa ukse taha. Ei mingit ego, lihtsalt Monika ja lihtsalt Elvira. Siin paistab välja veidi nagu plussakas, aga see asi on tegelikult väga-väga tõsine. This nation will rise up, live out the meaning of its creed. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves will make me able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. One day. Minu imelist võitu te nüüd nägite, kuidas te oma kaotust kommenteerite? Alandlikult võtan kaotuse vastu. See on, tegelikult on väga huvitav mul endal ka seda uut ala õppida, et on näha, et siin on sellised võtted, mis on erinevad boksist, et sa saad kergema kaaluga, saad väga lihtsalt raskema kaaluga vastase vastu. Et see on boksis natukene teistmoodi. No tegelikult ma ka ei uhkustasin ega midagi, ma Kevin Rennost pean väga lugu ja tema trennides olen ääretult alandlik, eks see kõik selline natukene nalja tegemine meil oli, aga tõsine asi selle juures on see, et mõned valdkonnad või ka spordialasid silmas pidades nad tunduvad kõrvalt näha, ükskõik mis nad siis meile ka tunduvad, aga enne me ei tohiks me mitte midagi ise kommenteerida, kui me ei ole ise proovinud ja siin seda trenni olen mina käinud nii-öelda katsetamas 4 korda, täna oli siis 5. kord ja ma olen siit paar põhimõtet juba kaasa saanud, see, millest me juba rääkisime, et ego siin trennis tuleb ukse taha jätta ja muuseas ütles Sergio meile ühes trennis, et vägivalla energia vastu sama energiaga ei saa, et alati on kasulikum kasutada kavalust ja kui sa tead selliseid tehnikaid, siis kulla naised, me suudaksime enda eest palju rohkem seista.